Ja ega rada oli natuke raske minu jaoks, et ma seal metsa vahel ei oska sõita. Et need kännud ja juurikad teevad oma töö ja seda pori oli ka, et panin käna ise 2 korda ja korra läksime ühest teeristist valesti ja siis kaaslased, kellega ees olime, tõmbasid ikka korralikult pikali, nii et ma käisin arsti juures just, et käsi on nii valus. Õnneks vist ainult väljavenitus või midagi toimunud. Ma ei saa metsa vahel enam sõita, et ma ei saa lenksu hoida. Et metsa vahel mul niigi raske tõista ja nende paigimeestega võrreldes. Aga siis mul ei olnud lootust, et ma seisin konkreetselt metsa vahel lõpus. No päris vägev oli jah, et seda ma tulingi siia otsima, et need kukkumised oleks võinud olematu olla, aga ülejäänud kõik oli nagu vinge. Läks plaanipäraselt, et ma enne sõitu plaanisingi alguses ökonoomitata nii palju kui võimalik, et siin on väga lihtne alguses üle pingutada, et rada on raske ja siin on vahed tulevad sisse ja siis mõtled, et nüüd ongi õige hetk hakata panema. Aga ma olen siin juba mõned aastad sõitnud seda ja siis tean, et siin lõpp on nagu kõige raskem, et siin ikka võid kas täiesti ära kustuda või siis kui jõudu üle on, siis ikka saab päris palju tagasi teha. Aga see oli, sõitsime 3 enamus sõidust ja siis ma ootasingi põhimõtteliselt viimast 15 kilomeetrit, et seal on need Keava mehed, kus nagu selle raja nii-öelda maasikas, et tõusud ja singlid ja laskumised ja tehnilisem märk. Ja siis mul oligi seal plaanis rünnata. Siis saingi väikse vahe sisse. Ja siis pidi gaasi peal hoidma, et ma tõmbasin ennast ikka korralikult punasesse, et nagu päris raske oli seal mõned kilomeetrid ja Osten ka niimoodi vilksas sealt selja tagant, et pidi punnitama ja siis kuumus hakkas kõik ka mõjuma lõpus, et ikka kestsin lõpuni ära ja läks õnneks. Need alguse singlid, just ütleme niimoodi, ja kõik see raputamine väga mulle nagu ei istunud ja ma jäin tegelikult Marist isegi maha. Aga siis, kui seal need tõusud tulid suuseradadel, siis mul õnnestus ta kätte saada ja siis ta vist jäi ka maha tegelikult, kui ma ta kätte sain ja siis sealt edasi ma siis lihtsalt üritasin nagu oma tempot teha, kui mõni mees oli, kellega kaasa minna, siis nendega nagu koos sõita, et kui vahepeal mõni kruusakas on, et siis natukene kergemalt pääseda ja siis lihtsalt lõpus juba need Keava mäed kuidagi üle elada, sest see kuumus oli nii hull, et lihtsalt üritasidki sellega põhiliselt hakkama saada. Proua president, kuidas sõitsis tänane läks, et tundus, et päris palav oli? Ei pannud nagu palavust tähele, et hästi vahva sõit. Tuleb ennast natuke tagasi hoida sirgematel kohtadel, et siis jõuaks nendest põntsudest üle. No mis see rattasõidu või sellise sõidu võlu teie jaoks on? No proovige töö peale mõelda, kui on 3 noolt ees ja läheb alla. Ei võtle. Hästi hea on, saab pea hästi puhtaks niimoodi kõigest. Hea meel on, et ma ära lõpetasin, et elu teine võistlus ja võib-olla nagu isegi ootasin, et on nagu natukene laugemat rohkem, aga need mülkad ja mäed ja igasugused need puujuured. Aga nüüd olen siin ja võistlus on ehk lõpetatud. Minu jaoks ebameeldiv, mul need mättad ei meeldinud. Aga muidu oli mõnus, ilm on ilus. Epp oli tubli. Minule esimene võistlus, mulle väga meeldis tegelikult. Erki ütles, et tal oli vahepeal kohati raskusi minu kätte saamisega, nii et mulle meeldis, tegelikult oli äge. Aga sa käid ikka neid sõite siiamaani nautimas, et see on nagu siuke veres, jah? No päriselt nautimas, ilma igasuguse trennita. Et selles mõttes, et kui on joogipunktis, tihti peale jään seisma, et tulemuse peale enam sõida ei taha. No mis see rattasõidu võlu või teie jaoks on, et mis te siis ikkagi rajale sõitma toob, et mis te siit otsite? Iseennast, et enda ületus, ma arvan, et on üks teema. Ega siin kellegi teisega nagu võidusõitma ei tulegi, iseendaga.
just lõpus ta on niisugune mentaalne võistlus, eks ole. Et sa tead, et need Keavamäed tulevad ja tead, et on palav ilm ja siis seal oli Keavamägede lõpupoole, seal olid 2 tüüpi täpselt samas kohas krampides lihtsalt. No tundub, et päev läks korda või kuidas? Absoluutselt, korda läinud päev.